head konservatiivse Harjumaa jälgijad. On pühapäev, aasta 13. nädala 7. päev ja 2025. aasta 89. päev. Kalendrisuve alguseni on jäänud kõigest 83 päeva. Aeg on taas teha kokkuvõtet pulbitsevast siseelust ja keevast välisilmast, pikkides sinna kultuurirosinaid moel, nagu see on tähtsust omavaks tunnistatud konservatiivse Harjumaa lehel tema lugejate poolt. Sellel Facebooki lehel, mis koondab kokku mõtteid ja sõnumeid konservatiivsusest, väärikusest, kantuna rahvuslikust vaimust, traditsioonidest, erinevatest rahvuslust austavatest meediaallikatest. Ikka selleks, et oleksite teadlikud, mis toimub rahvuslik konservatiivse maailmavaate ümber, on seda pooldavad või vastustavad. Et kui igapäevased tööd ja toimetused on teid piisavalt pinges hoidnud ja te pole saanud jälgida igapäevaselt seda, mis toimub konservatiivse Harjumaa lehel, siis nüüd saate suhteliselt kiire ülevaate sellest, mis siin on olnud olulised ning märkimisväärsed või mida konservatiivse Harjumaa kogukond on pidanud olulisemaks jooksval nädalal. Sellel nädalal, mille viimasel päeval siis täna ja siin me kohtume. Teeme kõigepealt ülevaate ärapäevade kaupa, tuues esile igal päeval meie kogukonna poolt olulisemaks peetud uudised. Ja seejärel saagu kõlama taas see üks ja ainus ehk nädala tegijana esile kerkinud top-uudis, mis oli nädala lõikes absoluutselt kõige loetavam meie lehel. Seda ei saa kindlasti öelda, et esmaspäev oleks alanud uniselt. Erinevate postituste ja sisestuste kaudu oli võimalik aduda Eesti ühiskonna kehatemperatuuri, mis oli kõrgendatud seoses uue valitsuse kokkupanemisega. Valitsus ise loomulikult on teatavasti väga madala reitinguga meie inimeste seas, kuid Reformierakonna poolt üüritavate poliitikute otsused ministrite osas tõstatasid küsimusi, põhjustasid rahulolematust ja kutsusid esile laialdaselt aasimist meedias kui sotsiaalmeedias. Omal kombel tõendasid rahva rahulolematust ka populaarseimad postitused meie lehel. Esimesele kohale tõusis sellel päeval konservatiivse Harjumaa enda tõdemus, et tema suhtumine Reformierakonna poolt juhitava uue valitsuse ministrikandidaatidesse on äärmiselt skeptiline. Konservatiivne Harjumaa kirjutas, et see on nagu halb unenägu. Madalatasemeline poliitiline teater, kus järjekordselt Eesti valijaid taaspetetakse ning suuresilmalised poliitilised kakud asetatakse kõrgele oksale, vaid selleks, et neid hallide kardinaalide poolt oleks mugav manipuleerida. Ja seegi tõendab eelkõige valijate petmist, demokraatia üle irvitamist, rahva ja kõrgeima võimu üle naermist, seega rahvuslike huvide reetmist. Teisele kohale tõusis sellel päeval ekraanipilt Maalehest, milline sisuliselt sama teema kallal hambaid teritas. Maaleht esitas rahvale küsimuse, kuidas ollakse uute ministritega rahul. Küsitlus kogus päeva lõpuks statistiliselt sobiva hulga vastajaid, 1160, mis aga ei muutnud üldtulemust ehk rahva arvamust, võrreldes lõunase seisuga, kui vastajaid oli alla 900. Teisipäev oli küüditamise aastapäev. 25. märtsil 1949 algas Eestis märtsiküüditamine, mille käigus deporteeriti loomavagunites Eestist Lääne-Siberisse ja Põhja-Kasahstani ligikaudu 21 000 inimest. Eestis, Lätis, Leedus kokku langes märtsiküüditamise ohvriteks ligikaudu 100 000 inimest. See oli Vene riigi ebainimlik kurjus, mida meie rahvas kunagi ei unusta. Alusetu ja julm. Vene imperialismi räige relv, mida peale eestlaste kasutati ka paljude teiste rahvaste peal, kes olid sattunud Vene riigi mõju alla. Aga uudistest siis seda, et populaarseimate postituste esirea hõivas sellel päeval konservatiivse Harjumaa lehele postitatud video, mis kutsus inimesi üles minema rahvaalgatuse portaali ning andma oma toetusnõudele korraldada Eestis erakorralised valimised. Videos endas oli üleskutse esitajaks digitaalne Donald Trump. Teisele kohale platseerus sellel päeval kokkuvõtte artiklist, milline käsitles riigireetur Andrei Makarovi süüdimõistmist. Postitus selgitas, et Tartu maakohus mõistis Andrei Makarovi süüdi riigireetmises ja määras talle 15-aastase vangistuse. Rahvakalendris on 26. märts kui eidepäev. Nagu kirjutab selle päeva kohta portaal Koiduaeg, siis seda, et muinaseestlaste rahvakalendris särasid mitmed salapärased päevad, mille hulgas paistis silma ka eidepäev ehk paabapäiv, mida liikuva pühana tänavu tähistame 26. märtsil. Eidepäev kerkis kalendris esile just nendes taludes, kus elas rohkesti naisi. Selle päeva eripäraks oli naiste vabanemine kõigist kodustest kohustustest. Mehed asusid hoogsalt tegutsema, et naised saaksid päeva täiel rinnal nautida. Pudumine ja õmblemine jäeti tagaplaanile ning süüa valmistasid ja kodustes toimetustes askeldasid meesterahvad. Aga Eesti suures poliitikas toimus samuti vabastamine. Venemaa kodanikud vabastati õigusest osaleda Eesti poliitilises elus ka kohalikul tasandil. Ühtlasi saigi see uudiseks number 1.
Ehk siis kõige olulisemaks uudiseks konservatiivse Harjumaa lugejate seas sellel päeval oli Riigikogus vastu võetud otsus põhiseaduse muutmiseks, millega muudeti Eestis kehtivat valimiskorda. Uue korra kohaselt ei saa Eesti riigis kohalikel valimistel osaleda enam Venemaa ja Valgevene kodanikud. Ajutiselt ehk sellel aastal toimuvatel kohaliku omavalitsuse valimistel jäeti osalemise õigus alles kodakondsuseta isikutel, kuid seegi vaid selleks korraks, mis tähendab, et edaspidi on valimistest välja lülitatud ka nemad. Teisele kohale tõusis uudis president Trumpi tõdemusest, millest ta on hakanud aru saama ja millist muutust presidendi mõtlemises iseloomustas konservatiivne Harjumaa kui kilpkonna kiirjooksu. Puudutas see kommentaari, mida president andis avalikule meediale ja kus ta tõdes, et venelased võivad tõepoolest pisut rahuprotsessiga venitada. Ma arvan, et Venemaa tahab sellele lõppu teha, aga võib-olla nad venitavad. Ma olen seda teinud palju aastaid, ma ei taha lepingut allkirjastada, tahan kuidagi mängus püsida, aga võib-olla ma ei taha seda teha, ütles Trump. Neljapäeva kõige menukamaks postituseks sai Postimehe vahendusel Wall Street Journalist meile jõudnud uudis, mis käsitles Rootsi jooksupiiga Minna Svärdi avaldusi, kus tütarlaps nõuab endale esikohta 6 aastat tagasi USA ülikoolide meistrivõistlustel toimunud jooksust, kus esimesena ületas lõpujoone mehena sündinud tegelane, kes selles võistluses naisena esines. Seega võistles mees naiste võistlusel ja ebavõrdses võistluses võites selles osalenud naisi, võttis ära teiseks langenud ja ka päriselt naisena sündinud tütarlapselt kuldse medali. Seda laadi liberaalses maailmas nii tavalised rumalused jäävad üha enam ette inimestele, kes võitlevad õiguse eest elada normaalses maailmas. Üldse on oluline mainida, et niinimetatud transinimeste teema, eriti spordimaailmas, on tõusmas üha suurema tähelepanu alla. Niisamuti on üha enam ja jõuliselt kostmas hääli, et aeg on loobuda liberaalsest enesepetmisest ning lõpuks tunnistada, et maailmas on mehed ja on naised ning erinevad kõrvalekalded kuuluvad meditsiini ja psühhiaatria valdkonda. Konservatiivse Harjumaa hinnang loole oli lihtne ja loogiline. Et tegemist on äärmiselt õiglase nõudmisega, kus naissportlane nõuab temalt mehe poolt sisuliselt pettusega ära võetud spordiauhinna tagastamist. Teiseks uudiseks tõusis populaarsuselt postitus ja kaasnenud kommentaarid, mis käsitlesid teemana Riigikogu juhatuse valimisi, mis sellel päeval toimusid. Liberaalide kontrolli all olev parlament valis neljapäeval toimunud Riigikogu juhatuse valimistel uuesti meie parlamendi esimeheks Eesti 200 kandidaadi Lauri Hussari, esimeseks aseesimeheks Toomas Kivimägi Reformierakonnast ja teiseks aseesimeheks Arvo Alleri Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast. Päeva kõige populaarsemaks postituseks tõusis konservatiivse Harjumaa sarkastiline videoklipp, mis oli loodud täiendusena mõned päevad varem publitseeritud üleskutsevideole erakorraliste valimiste toetuseks. Kui esmases videos oli peategelaseks USA president Trump, kes kutsus toetama rahvaalgatuse portaalis avaldatud üleskutset erakorraliste valimiste läbiviimiseks Eestis, siis nüüd populaarseimaks postituseks tõusnud videos võttis sõna samuti tehisintellekti abil loodud Putin, kes talle omasel ja selgelt äratuntaval demagoogilisel viisil kutsub üles mitte mingil moel toetama erakorralisi valimisi, vaid taluma olemasolevat olukorda ja leppima praeguse valitsemise stiili ja valitsejatega. See pidavat lähendama kahte rahvast ja tooma tagasi meie ühise riigi Venemaaga. Sarkasm oli selles videos mahlakas ja huumor piisavalt peen, kuid silmapaistvalt jõuline, mis mõnda lihtsamalt mõtlevat inimest võis ka ehmatada, kuid reaalsus, videode levitamine, nende videode populaarsus iseenesest juba näitasid, et inimesed said poliitilist huumorit sisaldavate videode mõttes tegelikult aru. Teiseks populaarseimaks uudiseks selle päeval tõusis Rahvusringhäälingu poolt edastatud analüüs selle kohta, kuidas ennast põhja mänginud sotsialistid on sattunud sisuliselt paariaerakonna staatusse. Populaarses postituses märgitakse, et sotsialiste ehk meie igapäevapoliitikas käsitletud, kui sotsiaaldemokraate ähvardab Riigikogus oht kõigest ilma jääda. Arvuliselt suurim opositsioonijõud jäi alla Riigikogu aseesimehe valimistel ning tõenäoliselt ei anta neile aseesimehe kohta ka üheski komisjonis. Puudutas konservatiivse Harjumaa lugejate hingekeeli kõige rohkem postitus, mis jõudis meie lehele Postimehe kaudu ja rääkis ukrainlaste sissetungist rašistliku Venemaa Belgorodi oblastisse. Uudises märgitakse, et Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kinnitas esmakordselt, et Ukraina sõdurid on sisenenud Venemaa Belgorodi oblastisse eesmärgiga ennetada Venemaa vägede koondumist Kurski piirkonna lähistel ning takistada võimalikku suurpealetungi. Zelenskõi sõnul tegutseb Ukraina proaktiivselt, nähes märke Venemaa ettevalmistustest rünnakuks Sumõ piirkonnas. Ukraina analüüs näitab, et selline rünnak on tõenäoline, mistõttu valmistutakse selleks juba ette. Belgorodi operatsiooni eesmärk on takistada Vene vägede massilist koondumist selles piirkonnas, et peatada nende pealetung Donbassi ja Zaporižžja suunal ning vältida okupeeritud alade laiendamist.
Loetavuselt teisele kohale tõusis laupäeval uudis endise NATO abipeasekretäri asetäitja Stefanie Papsti sõnumist, mida vahendas samuti Postimees. Stefanie Papst rõhutab oma artiklis, Euroopa peab lõpetama tagantjärele reageerimise vajadust, et Euroopa võtaks rahvusvahelistes suhetes proaktiivsema rolli, eriti seoses Ukraina toetamisega. Ta juhib tähelepanu, et USA on muutunud ettearvamatumaks ja tehingupõhisemaks, mistõttu ei saa Euroopa enam täielikult toetuda transatlantilistele suhetele. Papst kutsub Euroopa riikide liidreid üles määratlema selgeid eesmärke ja strateegiaid, et tagada Ukraina võit ning tugevdada Euroopa kontinendi julgeolekut ja stabiilsust. Ta rõhutab, et Euroopa peab lõpetama passiivse reageerimise sündmustele ning asuma aktiivselt kujundama oma tulevikku rahvusvahelisel areenil. Ja nüüd siis see nädala võimsam tants. Kõik nädala uudised on läbi vaadatud, hinnangud antud ja jääb üle vaid viimane pallilöök, poliitikanautlejatest tugitooli sportlaste mängulauale lüüa, et nähtavale tuua uudis, milline sellel nädalal absoluutses kokkuvõttes oli meie lugejate jaoks kõige tähelepanuväärsem. Selleks postituseks oli, võttes aluseks erinevad interaktsioonid, kommentaarid, meeldimised ja mittemeeldimised, vihased ning naeratavad emotikonid ja uudise jagamised konservatiivse Harjumaa lehele postitatud videokoomusk erakorraliste valimiste kokkukutsumiseks, volüüm 1. Just see esimene video, kus kujutati Ameerika president Trumpi sõnumit Eesti rahvale, et rahvas toetaks ja nõuaks erakorraliste valimiste kokkukutsumist ja läheks rahvaalgatuse portaali ning annaks selle nõudmise nimel ka oma allkirja, see postitus lendas sellel nädalal kõige jõulisemalt. Olles nüüd aga ära teinud terve töönädala kokkuvõtte ja isegi pisut enam, on siit aeg teile, head konservatiivse Harjumaa jälgijad, öelda tänusõnad. Selle eest, et olemas olete, et vaatate meie tegemisi ja igal moel meid ka toetate. Ühesõnaga, ma tänan südamest kõiki jälgijaid ja püüame piltkasti kaudu hoida teid olulisematest nädalasõnumitest ka edaspidi kursis. Seega, kui teil pole võimalust asjadel jooksvalt silma peal hoida, siis oodake ikka meie pühapäevast saadet, kus me kokkuvõtteid teeme. Suurema huvi korral olete alati oodatud internetiaadressile, mis on ära toodud käesolevaga teie ekraanil, või otsige lihtsalt Facebooki otsingus sõnapaari konservatiivne Harjumaa. Ja on meie jaoks äärmiselt oodatud, et te meile toetust jagate, kas siis kommentaaride, likeide abil või mis veelgi meeldivam, tellite konservatiivse Harjumaa YouTube'i kanalit edasiseks vaatamiseks. See aitab meil areneda paremaks ning veelgi meeldivamaks. Kohtumiseni järgmisel korral.